tulemast! Tere! Täna me teeme meiki. Ma teen Merlile meigi ja samal ajal natukene jutustame, mis asi see puhas kosmeetika siis üldse on. Võta oma meigikott ja võib-olla saad kaasa teha ning üle kontrollida, mis kosmeetika sul seal kotis on. Head vaatamist! Okei, ma alustan primerist ja ma panen sulle praegu otse peale ühte Daily Dose'i sellist väga-väga puhta koostisega näoseerumit, mis on hästi niisutav. Ma ei teadki, et Daily Dose'il ka primer on. Kirge, mõnus. Sellel on kusjuures matistav ka olemas. Kasutan põhjaks praegu Hydra jumestuskreemi Coleur Caramellit, mis kusjuures on täiesti orgaaniline. Ja mis orgaaniline tähendab? Orgaaniline kosmeetika ongi siis kasvatatud ilma pestitsiidideta ja tugevate kemikaalideta. Mulle endale kusjuures meeldibki kõige rohkem kasutada just orgaanilist, aga sellega on ka muidugi see, et see peab olema siis sertifikaat, et näiteks sellel Coleur Caramellil, mis on Prantsusmaa oma, ja sellel on täiesti olemas Cosmos Organic sertifikaat, mis ongi just täpselt see, mis tõendab ära, et tegemist on tõesti väga-väga puhta koostisega, et 95% peab olema vähemalt orgaanilist päritolu ja kusjuures see on väga range, et seda niisama ei saa. Aga Merli, kas sa oled kunagi mõelnud selle peale, et mida su kosmeetikatoode sisaldab? Tead, enne kui sina hakkasid teadlikkust tõstma sellel teemal, ei mõelnud ausalt öeldes üldse. Mida rohkem ma sind jälgin, sinu postitusi loen, sind kuulan, seda rohkem olen hakanud jälgima küll, jah. Väga hea. See ongi mu mõte. See on hüaloronhappega veel keskmise katvusega, kusjuures jumestuskreeme ongi hästi palju erinevaid, et ongi keskmise katvusega, on tugeva katvusega, siis on beebekreemid, mis on väga õrnad. Kas sa oled mõelnud selle peale, et tegelikult jumestuskreem ja näiteks peitekreem, üldse see kreem, mida sa paned näole, tegelikult need on ju iga päev, kui sa kasutad neid sinuga otseses nahakontaktis? Mitte võib-olla rohkem nagu näokreemide puhul, mida ma kasutan, silmaümbruskreemi puhul jälgin seda, aga meigi puhul jah, mitte nii väga. Muidugi ma ei meigi ka ennast igapäevaselt. Päris nagu hea mõttekoht sellest, et jumestuskreemi koostist nagu võiks vaadata. Et mis sa sees on, sest et kui seal on nagu väga palju selliseid silikoone, naftapõhiseid koostisaineid, siis tegelikult see ummistab poore ja kui sa veel kasutad igapäevaselt ka, et siis pole ime, et on, ma ei tea, näonaha probleemid. Ja mis on näiteks naftapõhised koostisained? Mineraalõli on üks pealmiseid, et mineral oil leiab selle täiesti nagu sealt nimekirjast, eriti kui see on veel nagu eespool ka. Et tegelikult koostisaine nimekiri algab niimoodi, et mida eespool toodesse rohkem seda on. Parafiin nagu parafiinium ja mõnikord lausa on otse pannakse kirja petroolium, nii et näiteks Egiptuse või mingi Türgi toodetes vaat. Mineral oil nagu võib just ju kõlada, et nagu mineraalkosmeetika. No täpselt, minu meelest ka. Ja ma arvangi, et väga paljud võivad seda sassi ajada. Ja kusjuures seda sisaldavad ka paljud beebitooted, lastetooted, mis on nagu väga hull minu meelest. Pärast tasubki siit neid jälgida. Jah, jälgige mind. Ja kui ei tea, küsige. Lähme kohe pealispuudri juurde. Ja kusjuures, Merli, kas sa teadsid, et pealispuudrid väga palju sisaldavad talki? Nii, ja miks see halb on? Esineb küll looduslikult, aga talk ise teda kaevandatakse koos asbestiga. Ja asbest on väga teada-tuntud kantserogeen, ehk siis vähki tekitav aine. Kohtu case sellega Johnson & Johnsonil, kus siis oli ka, et beebipuudrites on talk sees. Täna küll öeldakse, et need on nagu asbestivabad, aga tegelikult seda on suht võimatu nagu kaevandada ilma asbestita. Väldin seda talki. Mulle meeldib riisipõhjaline, täiega hea, teeb täiega matiks. Näiteks, mis kosmeetikafirmad on riisipõhjalised? See sama Coleur Caramellil on näiteks riisipuudris siis tehtud. Mulle meeldib endale kosmeetikat ise teha ja mul on üks nagu unistus, et proovida teha puudrites. Puudrit kulub nii palju. Siga on ka muidugi omad sellised nüansid veel. Võib üles vaadata, kes toitumisest rohkem teab, siis teab, et riis on ka üks selline mitte kõige parem toiduaine. Puuder pandud, siis mulle meeldib alati hüdrosooli panna ja siis annab seda niisutust ja aitab selle meigi kihtidel omavahel kokku sulada. Et väga hea asi. Ongi palavatel suvepäevadel
ja pärast siis puudripanekut. ja hüdrosool on noortele ka ülihea, kes alles alustavad siis hooldusega, et siis ei ole nagu mingeid raskeid tooteid vaja, siis ainult hüdrosool. Ja millal nad seda kasutama peaksid siis? ja hommikul ütleme õhtul siis näopuhastuseks jah. Noh muidugi kui juba noor kasutab meiki, et siis on eraldi meigi eemaldajat ka vaja, on ju, et see meiki sellega ei eemalda, aga nägu saab väga hästi puhtaks. Liliolo on siis Briti bränd ja hästi head inkiskoorid on sellel Liliolol. ja puna mu lemmik. Mis see inkiskoor tähendab? Inki on tegelikult on ju siis seesama kosmeetika koostisaine nimekiri ja nüüd on tehtud selline äpp, mis analüüsib siis ära nagu kuni 20 pallisüsteemis, et kas ta on siis nii-öelda punane toode, ehk siis ta ei kõlba üldse, seal on väga palju siis naftapõhiseid või koostisaine keelatud või on reguleeritud, roheline siis on väga ohutu. Ja see tegelikult tuleneb sellest, mis on see inki ehk siis koostisaine nimekiri, mida looduslikum ilmselgelt seda parem on ja mina vaatan, et need skoorid oleksid alati siis tootel rohelised. Meil leidub täna täiesti selliseid tooteid kahjuks siin, mis on juba nagu koostisainete poole pealt keelatud. Et lihtsalt on tulnud kuskilt kolmandast riigist sisse ja ega Terviseamet ei jõua ju ka kõiki kontrollida. Et sellepärast tulebki ise kontrollida. Ja inimesed ostavad ju reisidelt ka võib-olla väga palju kosmeetikat. Ja Euroopas on tegelikult palju asju, mis on nagu keelatud. Kuskil mujal maailmas võib kasutada. Teen sult järgmise küsimuse, Merli. Mis sa arvad, kas looduslik on alati parem? Ma ei ole kindel, ma tean seda näiteks, et osad kosmeetikafirmad kasutavad oma toodete nimetus sõna loodus, aga see ei tähenda kohe, et ta päriselt tegelikult looduslik on. Teadsid, et sul võib olla ainult 5% mingit looduslikku koostisainet ja siis sa võid öelda, et see on looduslik toode. Ei teadnud. Et halvasti reguleeritud tegelikult. Inki nimekirja lugeda. Mina näiteks ise ei kasuta kosmeetikatooteid, kus on sees karmiini või mesilasvaha. Karmiin on väga teada-tuntud tegelikult allergeen. Looduslik ta on kilptäi tegelikult. Kilptäid, nad elavad need Mehhiko on mingi kaktuste peal pisikesed sellised. Palju kosmeetikas. Sest eks ta on selline, ma ei tea, siis odav või ühesõnaga neid siis tambitakse ära. Ta ei ole nagu siis eetiline minu meelest ka. Putukad tambitakse ära see. Okay. Ja siis saadakse nagu karmiini värv. Sõna looduslik ei tähenda nagu kõige paremat. Ikka tuleb nagu natuke teada. Mul on kusjuures veebilehel selline blogiartikkel, et koostisainet, mida ma väldin. Tuleb muidugi leida see vastus, miks siis on ju. Mis see puhas kosmeetika siis on? Tegemist on täieliku turundusmõistega. Ei ole kuidagi seaduslikult reguleeritud. Inimesed mõistavad väga erinevalt seda. Jaoks tähendab see seda koostisainet, mis on võimalikult looduslikud. Sama nagu ma ütlesin ennem selle blogi kohta, on ju, et vaadake blogi, et seal kirjasid, milliseid aineid nagu mina väldin. Et ei sisaldaks naftatooteid, et ei sisaldaks sulfaate ja säilitusained, et eriti kosmeetika meigitoodetes on väga palju säilitusaineid, mis ei ole looduslikud, mis on siis saadud samamoodi tavaliselt mingite väga keemiliste protsesside teel. Parabeeni, mida kasutatakse, tegelikult Euroopa Liidus on parabeenid hästi reguleeritud. Ikoonid on ka, mida kasutatakse väga palju tavalises kosmeetikas. Kui te vaatate eriti neid glam-meike, siis üldjuhul kasutatakse just sellise silikooniga jumestuskreemi, sest et see teeb su näo nagu täiesti siledaks. Aga mida ta teeb teiseks on see, et ta ummistab nagu poore, et ta ei hinga. Mõned kliendid öelnud, et võt sellepärast mul ongi, et kui ma nagu sinu juures meigis käin, et siis mul ei ole nagu pärast punne on ju näos, aga kui ma käin kuskil mujal, et siis mul on pärast punnid näos ja mingi halb näonahk nädal aega, et see ongi sellepärast, et eriti kui see meik on nagu pikalt õhtul peal, ma ei tea, tantsid, sa higistad, need poorid avanevad, et ma ei tea, kuidas sina tunned, et kui sa praegu peeglisse vaatad, et siin ju tegelikult ainult looduskosmeetikaga tehtud on ju, et ka minul on tehtud praegu glam-make looduskosmeetikaga enamjaolt, et ainuke, mis ei ole, on see glitter ja ma panin ripsmed on ju. Võib-olla eeldaks, et on nagu, et ei kandugi nahale midagi nagu, aga on ikka. Hullem ongi ikkagi see, et mis me nagu nahale paneme, et nahk on kõige suurem organ on ju. Nägu on ju, me ju tahame võimalikult kaua olla ilusad ja noored, et ja et näonahk oleks korras. Jah, täpselt. Noored just eriti, kes hakkavad meikima, mis nad lähevad sinna kuskile Selveri või kuskile neid asju vaatama ja nad ei oskagi nagu sotsiaalmeedia ikoone. Ja sotsiaalmeedias need tegelikult kõik brändid, mis on sotsiaalmeedia või siis kuulsuste poolt loodud,
mitte ühtegi toodet ei ole ma täna leidnud, kus oleks nagu puhas koostis. Lennujaamades vaatamas erinevaid nagu brände, mis on tulnud ja ma vaatan neid koostiseid ja siis mul on nagu täiega kahju, sest ma ei saa mitte ühtegi toodet osta. Tean, kui paljud inimesed tegelikult ostavad. Et need on suured tuntuvad brändid, nimed, neid ostetakse ja kasutatakse. Ja noored ju jälgivad erinevaid suunamudijaid, kes ka reklaamivad erinevaid, ma ei tea, kosmeetikatooteid, aga võib-olla ei adu seda, et tegelikult see kõik on ju nii-öelda neil kinni makstud ja nende töö nagu soovitada just neid tooteid, mis võib-olla ei ole kõige paremad tegelikult. Ei tea ka on ju nendest koostisainetest nagu midagi ja silmade ümbrus on ju eriti tegelikult oluline. Mulle täiega meeldib silmapliiatseid kasutada. Nõpp mul siin. See teeb nagu tegelikult silma palju-palju suuremaks ja nagu kuidagi raamib selle silma ära. Näed, et see on vahe küll ja. Et mul on tegelikult täiega hea meel, et on moes selline loomulikkus, et kui ma teen noortele meigikoolitusi, siis nad ei kasuta nagu nii palju meiki, kui näiteks, mille ma hakkasin tegema. 2016 hakkasin tegema meigikoolitusi ja see olid ka ju noored ja ma mäletan, kuidas ma toppisin seda nagu jumestuskreemi mingi tugevalt peale ja nagu noored ei taha üldse sellist meiki. Ma nüüd tahaks ise rohkem puhast kosmeetikat kasutada, et millest ma peaksin alustama. Mul mingid tooted on, aga mitte kõik. Ma soovitaksin seda, et nagu järk-järgult hakata vahetama, ega nagu stressi ka minna sellest, et vaadata, ma pean kõik ära viskama. Mingi toode otsa, siis sa vaadad, kas on olemas paremat alternatiivi. Vaata, ei tahaks küll ära visata kõike. Äkki midagi on aegunud ka. Jah, eriti mina, kes ma harva kasutan kosmeetikat. Kusjuures sellepärast on mineraalkosmeetika parem. See säilib kauem. Praegu on täiega moes huulelaikad. Kuidas Mikk tundub, kas on igapäevane või? Minu jaoks isegi natuke rohkem igapäevane, aga väga ilus. Toomulik on ju. Jah, väga kena, mulle väga meeldib. Ma väga loodan, et see video andis natukene rohkem selgust, mis asi on puhas kosmeetika. Ja kui ei tea, siis võite alati Vegepi juuri kirjutada ja minu juurde pöörduda ja küsida. Ja jälgige igal pool sotsiaalmeedias ka, sest ma räägin nii puhtast kosmeetikast kui ka kodupuhastusest kui ka üldse kogu siis non-toxic eluviisist oma sotsiaalmeedia kanalites. Aitäh sulle, mina sain küll selle meigi protseduuri aeg targemaks juba, nii et. See ongi põhiline ja usaldage oma nahka, et see on kõige olulisem. Tunned võib-olla ka, et kui tundub, et midagi on valesti või on liiga pikk koostisainete nimekiri või liiga keeruline, siis võib-olla tasub üle kontrollida. Meeldis video, siis pange like ka ja te võite subscribe ida, sest kui tuleb subscribereid, siis ma teen veel neid videoid. Tasub olla teadlik.